Mõtlesin, et ma võtan teid täna enda täiesti tavalisele neljapäevale kaasa ja jällegi pean mainima, et nagu mul ei ole ükski päev samasugune. Erinevad päevad, erinevad graafikud, kas ma olen poes tööl või ma ei ole poes tööl. Ma ei taha praegu oma nägu filmida, sellepärast et ma just tõusin ja mul on nii reits padjakas, aga põhimõtteliselt, mis ma tahan öelda, on see, et ma jäin ülihilja magama. Mul on praegu hästi palju mõtteid soolehega seoses kogu aeg. Nii et ma ei jäänud magama, siis ma tõusin retsi peavaluga. Magasin edasi, nii et nüüd on kell 10. Ma tõusin ülesse, panin trikoo selga, viskasin trikoo peale seeliku ja söön hommikusöögi ja siis ma lähen trenni. Ma teen ujumistrennina siis. Nii et lähme sööme hommikusööki. Smoki siin. Tšau. Tšau, tšau, tšau. Smoki käis opil. Smokil on nüüd parem olla. Nii. Meil on siis nädala toidu prep on siin. Meil on siis erinevad, meil olid alles rikotat, siis oli alles natukene mingi kole banaan oli ja nii edasi, nii et meil on mingi 3 erinevat pannkooki siin. Ja kõik ikkagi tervislikud Women Wellnessi retseptide järgi tehtud. Ja võt siin mu pannkook ongi. Ja tisu mulle, mu süda ei tulnud täna hästi välja. Ja nüüd ma olen valmis liikuma trenni poole. Auto on nii must sellest nii. Meil oli mingi mega suur liivatorm korraks mingi õhtu. 100 kilomeetrit tunnis tuuled. Nii et ma pean autot minna pesemast minna välja siit väga. Olen jõudnud ujuma. Nagu te näete, on ujula minu päralt. Tegelikult siin teisel pool on laste bassein ja soe bassein ja tegelikult seal õues on tegelikult suur bassein, kus siis on inimesed ja seal saab chillida, päevitada, mida iganes. Aga ma ei taha küpseda samal ajal, kui ma ujun päikse käes, nii et ma tulen siia. Tavaliselt ma ujun 1 kilomeetri poole tunniga. Ai, keegi hammustas mind. Mine pekki. Okei, ebareaalne, et see sel hetkel juhtus, kui ma hakkasin film. Ühesõnaga, ma ei tea. Ma arvan, et see oli sipelgas. Kuidas ta siia sai? Ma ei tea, igal juhul keegi hammustas mind kintsust. Ja nagu ma tõmbasin, ma nägin mingit, nagu ma arvan, et see oli sipelgas. Igal juhul ma käisin ujumas ja tavaliselt ma ujun 1 kilomeetri poole tunniga, siis täna mul, ma ei tea, kas ma juba mainisin, aga mul pea valutab ja ma ei jaksanud nii kaua ujuda, ma ujusin 750 meetrit ja ma otsustasin, et aitab, sest vahel on niimoodi, et pea valutab, siis vesi või mingi trenn või midagi sükest natukene aitab, siis täna ei olnud see päev, kus see aitas, nii et otsustasin, et ma ei pinguta rohkem, kui mul pea valutab. Ja siis ma läksin mullivanni, mõtlesin äkki suevann veits aitab, chillisin natuke seal. Ühesõnaga mul pea valutab, nii et ma sõidan nüüd koju, ma lähen pessu, võtan tablette, joon vett. Ja tegelikult kell on 12, mis tähendab, et ma lähengi, sõidan koju ja Hans peaks ka kohe lõunale tulema, nii et ma käin pesus ära ja arvatavasti jõuab Hans ka koju, siis me sööme lõuna ja siis ma lähen 2:30 lähen täna poodi. Ja ma varsti räägin, miks ma täna lähen hiljem poodi ja miks täna kella 8 pood on lahti ja mis värk üldse sellega on, et ostukeskused sulgevad ennast Austraalias kell 5. Mingid pakid tulnud, mis Hans on tellinud, nii et pärast vaatame, mis siin on. Aga nüüd pessu. Tolmuimeja jään siia. Ei ole siit üles saanud. Tegelikult alguses ei saanud, siis hiljem sain, nii et ma ei tea, mis ta probleem nüüd on. Ta sai täitsa tühjaks. Okei. Käidud ja kuna mul üks statiiv on poes ja teine statiiv siia väga ei mahu, et ma saaks filmida, siis ma pean tunnistama, et mul on selline statiiv, see on see, mis järgi sul kõnnib või liigutab järgi sulle. Mul on see aastaaeg olnud ja ma ei ole seda kasutanud, ma sain selle jõulukingiks eelmine aasta ja ma ei oska seda kasutada, nii et Hans pidi mulle täna õpetama. Ma isegi ei tea, kuidas ma saaksin ta lihtsalt, mul on vaja telefon siia külge panna ja ma ei viitsi praegu otsida, kuidas see töötab, äkki see ei. Ühesõnaga, liiga palju nuppe minu jaoks. Siit nagu tundus, et midagi toimib. No ühesõnaga, Hans siis tuleb, näitab, kuidas see käib.
Nii et see läheb praegu mängust välja, ma lähen tunda ise. Igal juhul tundub, et täna on selline vlog, kus ma lihtsalt räägin. Igal juhul, mis ma tahtsin öelda, on see, et ma unustasin ära, ma hakkasin meikima ja siis ma unustasin filmida. Aga, või rääkida siis. Igal juhul, mis ma rääkida tahtsin, on see, et Austraalias on siuke värk, et enamik poed ja ostukeskused on lahti nädala sees selline kella 5-ni, võib-olla 5:30-ni. Toidupoed, mõned apteegid, võib-olla siis Target ja Kmart, need võivad olla 8-9 mõnikord lahti. Aga üldiselt nii-öelda ostukeskused on siis avatud kella 5-ni, 6-ni. Ja nüüd, kui keegi teab ja hakkab mulle kirjutama, et oi, Sydneys on üks mingi suur ostukeskus, mis on iga päev kella 8-ni lahti. Ma ei mõtle seda, ma räägin nagu üleüldiselt Austraalia mõistes, et see, et Sydneys või Melbourne'is võib üks suur ostukeskus olla, mis on ka lahti, see ei loe. Selles mõttes, et erandeid võib alati igal pool, igal asjal olla, aga mina mõtlen seda just, et mis Austraalias tavaks. Et kui sa Eestis mõtled, et lähed Ülemiste keskusesse kell 9 on lahti on ja siis Austraalias ei ole. Nii et me oleme siis tavaliselt esmaspäevast reedeni on keskused 5-ni lahti. Mul on kogu aeg alati tekkinud küsimus, et millal siis inimesed, kes tegelikult kella 5-6-ni töötavad, millal nad siis nagu käivad ostukeskuses. Okei, käivad nädalavahetust ette. Aga et arvaks siis, et nädalavahetusel on ostukeskused kauem lahti, siis ei ole. Nädalavahetusel on tavaliselt 2-3-ni. Võib-olla mõnes suures linnas on kella 4-ni näiteks. Meil siin on 2-ni, 3-ni. Austraalias on iga neljapäev on siis shoppingu õhtu, ehk siis ostukeskused on kella 8-ni lahti ja see on selline üle Austraalia, kõik teavad, et kui muidu pole aega minna, muidu ei jõua, oled tööl, bla, siis neljapäeviti sa lähed siis otse peale tööd, käid kuskilt keskusest läbi ja saad oma ostud ära teha. Et täna siis see, kellega ma poodi jagan, tema on hommikul seal, mina lähen 2:30, võtan talt vahetus üle ja olen kella 8-ni poes. Ja nii iga neljapäev on praegu siis kuni jõuludeni. Vaata, mis jaanuaris saab. Aga Hans jõudis koju, nii et lähme lõunat sööma. Ma võtsin oma statiivi ka, et ma siis oskaks seda kasutada. Ta on seal, teeb mingeid asju, helistab. Aga ta tuli mingid pakid, mis ma enne näitasin, aga tal pidi tulema 2 kasti neid. Et ma ei tea, kas ta helistab sinna kuskile, et tal tuli ainult 1 kast. Aga me teeme hauli ka teile, nii et. Kas see on sinu vesi või? See on minu vesi, jah. No nii, Brenda käskis mul teha hooli. Jaa, aga et sa teaksid, siis su pea on maha lõigatud on see. No, miks see on klassikaline. Igastahes me jõudsin 2 pakki kohale. Ma tellisin jõulupeo jaoks, tellisin õlut. Tuli siuke õlu. Hawks Brewing Company. Pole enne sellelt firmalt õlut ostnud. Tundus väga tore. Oli muidu vist $65, ma sain äkki $47 kasti. Nii et proovime ära. Jõuludel hea. Ja siis Brenda väga tahtis. Ma ei tea, mis see on ka siin. Väga huvitav, mis see siin on. Ja lisaks veel Austraalias sai käia õlut ostmas mingi paari kaupa või mis see 4 või 6-pack, sest see on nii kallis, nii et alati kõik käib kastide kaupa. Särgi said endale või? Kuule, mul on normaalne särk ju. Näitad aga. Norm õlle särk nüüd. Kuule, sa saad seal, see on mingi töösärk sulle, vaata. Mis töösärk? Mul ilus särk oli, mis töösärk? Jah, on ju. Hakkad õlle logo särgiga ringi käima või? No muidugi, ma olen õllemees, ma olen reklaamnägu. Nii et see on siuke peiled ja huvitav oli see, et ma jõudsin koju ja siis ma olin mingi, aga kus mu õlu on? Sest et ma tellisin 2 kasti õlut, aga ainult 1 jõudis kohale ja ma veits uurisin, vist teine saadeti eraldi, mis ei ole üldse loogiline minu jaoks, aga nii on. Siis selle ostu, see oli siuke, Hans leidis üks päev hea diili ja selle poole nuga. Oli mõistlik osta. Brenda, kui sina teed hooli on ja siis sina teed hooli. Aga kui sa lõikad terava noa, kes sa peaksid nagu endast väljapoole lõikama, mitte endale kõhtu. Igastahes. Amazonil on nüüd siuke mingi asi nagu haul. Amazon haul, näed, see Hans teeb hooli, Amazonil on haul. Ja siis nad üritavad seda promoda, see on põhimõtteliselt nagu AliExpress või Temu või Shein, aga Amazonis. Täis odavat Hiina kaupa, mida saab hea hinnaga osta. Ja siis neil oli siuke mingi tellim, et saab $10 alla, aga peab tellima $20. Ehk siis kõik, mis te siin kastis näete, ma maksin $13 vist. Ehk siis, mis see on, ma ei tea, mingi... Oota, miks sa selle ostsid sellepärast, et see on diil oli hea. Jah, aga
esimene asi, miks ma üldse sealt ostsin, sellepärast, et ma leidsin need asjad sealt. Neid meil oli väga kaua vaja. Neid on meil väga vaja, need on toolile silikonjalakesed, et nad ei kriibiks põrandat. Sellepärast, et meil on plaadid ja siis omanikud ütlesid, et kui panna lihtsalt need kleepsud, siis need tulevad plaatide alt ära. Ja muidu need silikonjalakesed, siuke pakk, mingi 20 või 30 pakk, oli äkki mingisugune, kas ta oli $30 või? Issand, kuidas läheb jah? $30 oli vist see. Päris kallis oli jah. Ja ma sain 3 pakki $3. Ja need saab õue terrassile panna minu meelest nagu nii palju, kui me oleme neid vaadanud. Need on mingi koledad ja veidrad, et need on ikkagi läbipaistvad ja väikese mumpsu all, et need ei torka niimoodi silma. Ma pärast paneme need toolidele, siis näitame, kuidas välja näeb. Teine asi, mida Brenda on ammu tahtnud. Need on siis siuksed väiksed asjakesed, mida paned kas laua külge või öökapi külge ja magnetiga käib lahti, kuigi sa seda lahti teed ja siin on auk sees, siit paned juhtme läbi, ehk siis on öökapi kõrval ja siis juhe ei kuku öökapi pealt maha. See asja ma juba ostsin need asjad ju. Mis asja, kus sa ostsid need? Jaa, ma näitan sulle, kus sa ei tea. Ma juba olen artid juba. Nii et ma ostsin neid, need on vist need samad. Siis ma ostsin neid ribasid, mis need on? Krõpsurivad, nendega on ka hea kaableid ilusti ära panna. Ja siis ma ostsin USB-C juhtmeid. Brenda uus telefon ka lõpuks USB-C peale saanud. Näe, mina ostsin sõpsed. Näita, millised sul on. No mul on paremad, ma arvan. Sa paned siia pöidla vahele, vaata, et selle nagu kleebid. Ei, no see tundub mingi jura. Brendal on mingi jura, jah. No jah, ma tellisin, sest mul oli vaja. Ja siin on see auk ja siia paned. Palun kvaliteetsne laadimiskaabel sulle. Nii et siukse kraami sain $13 või $11, ma ei mäleta täpselt. No nii. Ja kas peaks vana ära võtma või? Ei, need tuleb ära võtta, jah. Mis kell on, ma peame vist tööl hakka minema. Ma peame tööl, jah. Kui üldpildist, me ei oleks pidanud tegelikult neid ära võtma, neid teisi, mis meil olid, need töötasid hästi, et need õue viia, aga tegelikult sellel toolil on need juba ja kui sa vaatad kaugelt, siis sa ei näe, aga tegelikult need on siin ümber, nii et ülihea ja ei kriibi ära. Terrassil on suurem probleem meil. Ja lauale, praegu me lauda ei ole väga kasutanud, nagu liigutanud ringi, või jõulusel liigutame siin lauda ka ringi, nii et siis ma olen lauale ka. Kell on 2:09. Nii et läheme Soolehe poodi ja siis, mis see nüüd on? Ja siis hakkame seal ehteid tegema. Mul tuli täna materjal, üks kaelakee, mis mul sold out on ja teist on siis ainult üks alles. Nii et ma teen need ära ja siis veebipoest tuli eile mingid tellimusi. Ma lähen pakin need täna ära ja siis ma toimetan seal poes. Nii et vaatame, mis seal toimus. Nii, olen nüüd enda kõikide kodinatega kohal. Mul on siin toidukott, käekott, kõik läpakad, tahvlid, värgid, särgid on kaasas. Ja siis lisaks on meil õhtusöök kaasas, kuna ma olen kella 8 poes ja Hans tuleb peale enda tööpäeva ka poodi ja me tegeleme siis veebipoega. Ja nagu ma mainisin, siis neljapäev on õhtusshoppingu päev, mis tähendab seda, et keskusesse tavaliselt tuleb inimesi pigem õhtupoole. Neljapäeva hommikud on pigem võib-olla vaiksemad, et siis inimesed tulevad pigem õhtupoole. Mis siin on? Läheb oksa. Juhul olen ma poes ja tegelikult see on päris keeruline filmida. Ma arvatavasti võtan selle statiivi, panen siia nurka filmima ja siis vaatab, mis saab, sest siin juba lendasin sisse, aitasin mingid suurusid otsida ja nii edasi. Nii et ma hakkan nüüd tööle. Tšau! Nüüd on aeg üle vaadata, kuidas hommik läks ja ütlen teile ka, et päris okei, arvestades, et täna pool päeva möödas ja õhtu on alles ees. Aga võiks parem olla, et hommikul on läinud, on ostetud üks Amazoniidi kaelakee. Tegelikult ma võiks teha niimoodi, et ma näitan teile hoopis, mis ostetud on. Nii on palju põnevam, kui see, et ma loen teile ette.
selline set Moisha Gate'iga, sellise rohelisega oli siis sold out ja mul tuli materjali juurde, nii et seal on see roheline, ma pärast näitan. Igal juhul vaatame siis, mul ei ole seda kaelakeed, aga ühesõnaga selline taoline pikk kaelakee ja siis sellise ribatsiga läks siis hommikul müüki. Siis lisaks sellele oli üks kaelakee, mis oli sarnane, mul praegu seda letil ei ole, aga põhimõtteliselt selline pink Zebra Jasperi kaelakee või see käevõru. Siis teine asi, mis vist 2 käevõru oli samalt inimeselt, on siis see käevõru, mis ongi reisijatele tehtud. Oota, see tundub mulle 19 sentimeetrit tegelikult. Nii et ma pean siia juurde tegema. Nii et see läks. Siis loomulikult üks ost on siis bestseller Blue Snake Skin Jasper, mis on siis koos Moonstone'iga see mu kõige bestseller käevõru. Siis läks 2 Snow Braceleti, see on ka üks popimaid. Vaatame, mis veel. Loomulikult teised bestsellerid, 2 paari läks selliseid kõrvarõngaid ja teised hästi popid on, kus need on nüüd? On need siis, mis minul ka väga tihti kõrvas on, aga need on need kõige popimad. Need on mul praegu ka kõrvas. Vaatame korraks üle, mis ma siin näitasin. Nii, siis oli mul hematiit, käevõru, mida mul praegu letil ei ole. Sahtlisse ma ei viitsi minna praegu sahtlisse tooma. Ma teen ennem tellimused ära, aga põhimõtteliselt mille sarnane. Sellise kivi sarnane käevõru oli siis. Nii, siis üks oli Moisha Gate käevõru. Selline. Siukene kuuse värvidega. Väga lahe on see. See on siis seesama kaelakee, mis ma kõige alguses näitasin, et see on sold out. Ja ma hakkan tegema neid kaelakeesid. Nii et see sama kivi käevõru läks siis siin. On siis näha, et on siuke ülilahe roheline ja kõik ei ole sama värvi. Üks siis käevõru oli selline, mis läks. Ja üks käevõru oli selline, millele on mul vaja siis uus sildike teha, sest mul on kirjutatud välja erinevad sildid, aga mul on erinevad suurused siin, mis tähendab seda, et kõik, mis on nendel kaartidel, on üks suurus, aga kõik, mis on siin boksis, on, näed, siin ongi see sama olemas, on lihtsalt suurem suurus, nii et siis üks käevõru, mis läks, on see vasakpoolne, see hematiit. See näeb nii jõululik ja siukene luksuslik välja. Ja Blue Sparkle ehk siis see keskmine siit läks ka ja see Blue Snake Skin. Nii, ja siis on mingisuguseid kive meil läinud, mis on kristalle, mis ongi lisaks olemas siin poes, kui mul ei ole mingit kristalli, mida inimene kindlalt tahab. Et mul sellest ei ole tehtud näiteks käevõru või kaelakeed väga kindlatel põhjustel. Näiteks on lapislasuuli, on võimalus lapislasuulist teha näiteks mingeid kaelakeed, kõrvarõngaid, asju. Aga näiteks käevõrusid ma ei tee. Ja teine asi on püriid, millest ma teen ainult kõrvarõngaid, sellepärast, et need kristallid sisaldavad rauda, mis tähendab, et Austraalias sa igissed kogu aeg, tegelikult sul on nahk nii-öelda mingil määral kogu aeg märg ja suvel, kui sa siis kannad seda, ma ei tea, püriidi käevõru. Ma tegelikult sõbrannale tegin, sest ta väga tahtis, ta ütles kuskil nagu väga ei müüda ka ja siis ma rääkisin ka talle põhjust, miks ei müüda. Et see sisaldab püriid nagu eriti lapislasuulist nii palju ei ole, aga püriidis on nii palju rauda, ehk siis see määrib lihtsalt nahka ja ma ei jaksa nagu, seda ei ole mul lihtsalt turvaline müüa inimestele, sest nagu keegi ostab, ei vii ennast kurssi sellega ja siis pärast läheb räägib kuskil linna peal, kuidas ma müün mingeid roostetavaid asju, mis tal käe mustaks teevad, kuigi tegelikult püriidi sees on lihtsalt rauda ja ma ei saa sinna midagi teha. Nii et ma olen teinud kõrvarõngad ja alati kõrvarõngastele ma räägin juurde ja need on asjad, mis ju ripuvad sul siin et nad ei saa otseselt, nad ei ole su naha vastas, ei lähe märjaks nii-öelda.
aga jah, püriidiga on nagu sihuke lugu ja osade kristallidega ongi niimoodi. Ja sellepärast on mul siis mõned nagu kivikesed poes olemas, ehk siis need on sihukeste nunnude kausikeste sees, et siis saab nagu siit vaadata omale, et neid on ka mõned läinud, neid ma ei viitsi teile näidata. Hetkel on mul vaja vaadata ära üks video ka, siis ma siin telefonis panin taustaks, nii et ma praegu teen käevõrusid. Siis samal ajal ma tegelen klientidega, nii et ma hetkel ei saa filmida. Hans tuleb varsti, siis saab jälle saan telefoni tuua. Kuna minule vist jah, kõik nagu, ja ma ei räägi siin mingitest kõrvarõngastest, kõrvarõngaid asju mul on muidugi endale kunagi ostnud ärk-särki, aga ma räägin reaalselt, et nagu kõik kuld, ma ei tea, kaelakeed, sõrmused, bla, käevõrud on mulle ikkagi kingitud. Aga põhimõtteliselt ma olen mitu korda mõelnud sellele, et inimesed kardavad kinkitehteid, et võib-olla jah, sõbrannale või midagi sellist, aga mõtlen mehena. Ma arvan, et suures pildis ei ole olemas mingisugust ehet või asja, no ikka on, mida kingiks Hans mulle ja ma oleks mingi, oh my god, see on jõudnud, ma ei kannaks seda. Sest minu jaoks see nagu mõte seal taga loeb nii palju rohkem, et see nagu ehe automaatselt hakkab sulle meeldima. Ja nii palju me ikka üksteist tunneme, et mingil määral, et võib-olla sa ise oleks võib-olla mingi teise stiili, ma ei tea, käevõru või mingi asja valinud, aga mingil määral me ikkagi üksteise natukenegi mingit stiili asja tunneme, on ju. Et selles mõttes, et teate neid piltilusaid inimesi, kes on mingi, oh my god, tuleb ruumi sisse, ta on nagu igalt poolt nägu, küüned, juuksed, nagu viimase peal kõik. Ja siis uus inimene vaatab, vau, selline piltilus inimene astub ruumi, on ju, kõik vaatavad kui ilus. Ja sa võib-olla oled temaga seal tund, võib-olla 2, võib-olla 3, võib-olla juba tunned nagu natuke rohkem, aga võib-olla piisab ainult paarist tunnist. Ja see inimene on õel, ta räägib teistest halvasti, ta on üleolev, ta suhtleb halvasti ja ta on selline ebameeldiv inimene, ütleme siis niimoodi, siis see inimene ju tegelikult automaatselt muutub ka välimuselt nii-öelda koledaks. Nagu, et tegelikult ei ole ju asi välimuses, et sulle võib tunduda alguses piltilus inimene, aga kui ta on õel ja vastik teiste inimeste suhtes, siis ta on ju seest vastik. Ebameeldiv inimene, sa ei soovi temaga suhelda, ta ei ole sinu vibe, värk-särki, siis automaatselt see inimene ta muutub nagu, ta ei ole enam see, kes alguses tundus piltilus, hoolitsetud värki, vaid ta ei tundu enam ilus. Ma ei tea, kas sellega saab paralleelid või mitte, aga põhimõtteliselt sama asi, nagu see on see näide, mida ma ehetega siis tahan tuua, et see mõte ju loeb rohkem, et mulle kallis inimene on mulle mõelnud ja kinkinud mulle, eriti nagu kui see tulebki minu mehe poolt või näiteks kunagi oligi, kui isa kinkis mulle kõrvarõngaid, päkapikud tõid mulle nagu sellised kuldrõngad, pisikesed rõngad ja peal siuke natukene punane kristallike või midagi. Mega ilusad, mega tagasihoidlikud, hästi-hästi ilusad kõrvarõngad. Ja need on ühed mu lemmikud kõrvarõngad siiani. Ja kas ma võib-olla poest ise oleks need osanud osta endale? Ei. Või ongi võib-olla, nagu ma räägin, ma ei ole omale ehteid väga palju ostnud, selliseid nagu ehteid, igapäeva ehteid on ju. Aga need on ühed mu lemmikumad ehted, sest isa on kinkinud mulle need. Ma ei tea, kus ma siia ütlesin, aga ma lihtsalt tahtsin rääkida seda, et üli huvitav, et Aussis niimoodi tehakse. Minu meelest on üli lahe, et inimesed käivad niimoodi koos poodides, näitavad, mis neile meeldivad. Aga võib-olla see ongi mingi USA teema ka, vaata, kus tehakse ju mingid sünnipäevi ja pulmi ja mingid asju, siis tavaliselt tehakse list. Siis sa saad valida sealt, mis sa kingid, vaata. Et siis ei saa juhtuda seda, et inimestele kingitakse mingit träni, mida neil vaja ei ole, on ju. Nii et jah, minu meelest päris lahe, et ma panen tähele, et nagu väga tihti tehakse seda ja siis on juba see ka, et me siis koos vaatame mingeid käevõru suuruseid, et mis on nende nii-öelda mõõdud või kus maani võiks kaelakee olla, et siis ma ütlen need numbrid neile, neil jäävad meelde ja siis nad tulevad hiljem üksi siia tagasi ja ostavad need asjad ära. Nii et jah, ma ei tea, andke mulle teada, kas te teete Eestis sellist asja või mitte. Ma nüüd teen siin ehteid värki ja järsku hakkas ilgem mürgel pihta, nii et vaadake, mis mul poe ees toimub. Ehk siis siia vist tuleb väike kontsert koolilaste poolt, nii äge. Nii et ma siis filmin teile. Ja kes siis ei teadnud, siis Austraalias on kõikides koolides koolivorm. See ei tähenda nüüd, et kõigil need täpselt sinised vormid on nagu siin praegu. Et igal koolil on siis
omamoodi, aga põhimõtteliselt kõikides koolides on koolivorm. Ansambel mängib täpselt minu poe ees, nagu tellitult. Unustasin vahepeal ära, et ma teen vlogi täna ja tegelikult siin see ansambel oli ka nii palju, et ja pärast seda oli siin inimesi, nii et korraga on vaikus, keskuses on päris paljud poed, need prillipood ja asjad panid just kinni ennast. Hans siin sööb, vaatab vlogi üle. Täna peaks vlog üles minema, aga meil oli selle värgiga nii kiire ja mul on vaja üle küsida mingid klipid nagu enda sõpradelt, kas on okei, et üles panna, nii et siin ta on. Mis meil õhtusöögiks on? Tatar sink peit. See on see jõulusink, mis me tegime. Mis siin on? Ma vaatan sul läpakaga koos sul kõik. No, ja hapukoore asemel meil on kreeka jogurt. Me varsti oleme ise üks kreeka jogurt. Ja vaadake, mis meil siin on. Aroomisool, mida ausis ei ole. Meil on. Olgu, ma ei sega sind rohkem. Tšau. Ja siin on sassis kõik, aga siin on minu siis kapp, töölõud. Näitan teile siin taga on igasugu mingid boksid ja värgid-särgid. Ja siis mul on sellised sussid siin poes, sellepärast, et siin on nii külm alati. Läitud me kiskin sinna laua alla. Ja siis siin on minu töölaud. Kohe läheb vlog ülesse. Yes. Kohe läheb vlog ülesse, nii et vlogid oli kõik hästi, nii et paneme selle üles ära. Ja siis saadame väga tähtsa kirja välja Soulehe poolt, mis uueks aastaks saama hakkab. Nii et timmime seda kirja. Mis veel teeme? Mis see kiri ongi põhiline, on ju? Veebipoodi ka võib-olla natukene. Ma ei tea, kuidas jõuab. No ühesõnaga, kiri on tähtis. Mina teen veel siin mingid paar asja ära hete mõttes ja siis võib juba otsad kokku tõmmata, sest keskuses on suht vaikne. Õhtu on käes. Eks koju ära minna. Kell on 8. Liigume kodu poole. Ja oli väga edukas päev oli täna. Trennis ei tehtud, kodus sai asju tehtud, poes sai asju tehtud. Mina täna trennis ei käinud, aga ma käisin eile trennis, mul on siiamaani nii valus. Väga hea. Kuule, aga siit ei saa alla? Me võime kõndida, või? Lubatakse kõndida, jah. Okay. Brenda on selles lahedas ettevõttes, mis läheb 2 nädalasele jõulupuhkusele. Võib-olla 3. Minul nii hästi ei ole. No jaa, aga lõppkokkuvõttes, see on jälle selline asi, et ma lähen jõulupuhkusele, sest mul ei ole mõtet lihtsalt pühade ajal poodi lahti teha, aga keegi mulle ju palka ei maksa selle eest, et ma 3 nädalat puhkan. Palk tuleb nüüd siin järgmine 4 nädalaga kokku läheb. Nii et sinul on see, et sul ei ole puhkust, aga kui sa lähed puhkusele, siis keegi maksab palka ka sulle vähemalt. Äkki siis parklas. No tšau. Mina lähen oma auto juurde. Ma pean selle auto tegelikult pessu viima. Aga see on nii must. Aga mul ei ole olnud aega. Ja kas ma jõuan enne Hansu või? Arvan, et mitte. Päikeseloojang paistab seal, ma tahtsin näidata, vaadake meie rosmariini. Nii et jõuludel pole probleemi. Ma mõtlesin juba, et jõulukate vaata tehakse need mingisugused taldrikud ja siis sinna nagu kahvli ja noa juurde pannakse sellised nagu kuuseoksed või paneksegi rosmariini. Ja meil on lademetes, nii et me võime vabalt kaunistada rosmariiniga, sest seal taga on ka. Vaata, kui lahedad need lillad õisikud siit õied tulevad. Siin on juba täitsa väljas. Lambist oma aeda teile näitamas. Kui see lõhnab küll hästi on, sa oled käinud nuusutamas. Smoki istub meil siin kuuse all nagu väike kingitus. Kui vinnu. Smoki vist teed siin. Talle väga meeldib kuuse all istuda. Ta kogu aeg istub seal. Aga olgu, ma panen küüned põlema. Jees. Jõuluvaid põhja. Ja nüüd ongi. Kell on 7:30 õhtul. Ei, 8:30. Ja Hans tahab vaadata sarja, nii et võtame siis sarja. Ja nagu te näete, siis aknad on ka nagu auto, nagu reaalselt see liivatorm käis läbi ja kõik aknad ja auto ja kõik on must.
siin me istume kõik koos. Hans on siin. Ja meie bussuga oleme siin. Oih. Hakkame sarja vaatama. On ju buss? Stranger Things. Mitmes hooaeg see on? 4. või? 5. Ma ei tohi sarju vaadata, ma ei tea, kuidas teil selle sarjavärgiga on. Aga minul on siuke lugu sellega, et põhimõtteliselt ma ei vaata väga sarju telekat, nagu telekast ma võin panna asju taustaks, mingi kättemaksukontori, mingid siuksed asju, et see käib mul lihtsalt taustaks, et ma ei tohi süveneda sinna palju, siuksed nii-öelda suvakad asjad on ju. Aga nagu selliseid sarju asju ma ei saa vaadata väga tihti ja tegelikult praegu kindlasti ei loe, kus ma seda vaadata saaks, sest ma ei oska vaadata sarja nii, et ma vaatan 1 osa või 2 osa. Ma istun nagu, panen tikud kas või silmade vahele, olen nii väsinud, kui vähegi väsinud ma olen, aga mul on vaja vaadata lõpuni see sari. Nagu ma ei saa elada vahepeal. Või sina vist saaksid niimoodi vaadata või? Mina vist saaksin jah. Jah, mina ei saa. Oleneb, vahest võib ikka tuleb hasart peale, aga Brendal tuleb rohkem jah. Ei, mina ei saa. Nagu mul on vaja kohe praegu teada, ma nii, võib-olla äkki see ongi ma nii uudishimulik või? Ma ei tea, ma ei saa elada, või oleneb sarjast ka, kui on väga hea saris, ma ju mõtlen sellele. Mul ei ole vaja mõelda sarjale päeval, mul on vaja teha omi asju. Ehk siis ma vaatan kohe kõik ära, mis tähendab, et see on väga halb, et me seda praegu vaatama hakkame, sellepärast, et ma tean, et me ei piirdu 1 või 2 osaga. Me võime selle praegu kokku leppida, aga ma pärast annan teada, mitu osa vaatasime. Me vaatame nüüd juba 2. osa ja ma mõtlesin, ma teen selle vlogi ära, sellepärast lõpetan vlogi ära, sest pärast unustan. Nii et tšau!